Taas on mul rõõm sind tervitada, et meie vaatajaid ja taas on mul rõõm sind tervitada, Lea. Mul on nii tore, et me juba teeme kolmandat osa nagu vau ja kõik see sai alguse sellest, eks ju, kui sinul tuli see mõte, et Kristina tahaks jagada midagi ja see mõte, mida tahaks jagada, on julgus rääkida oma tõde ja mul on tunne, et see justkui ongi see koht, mida me tegelikult nüüd iga kord, mida me jagame enda tõde, seda, mida meie usume, kuidas me usume ja julgeme üldse välja öelda seda, mis meie mõtetes ja võib-olla ka hinges ja südames toimub ja seda lihtsalt välja öelda ja jagada. Ja tänane teema on minu arust nagu eriti põnev, sellepärast et see võiks isegi öelda, et on üsna isiklik, sest me täna räägime enesearengust ja paarisuhtest. Tere, Lea! tere, Kristina, olen sinuga täiesti nõus ja tere ka meie kuulajatele ja vaatajatele ja aitäh ka nende kommentaaride, mis on tulnud privaatselt, ka nende eest ja õigemini tagasisidet siis nii-öelda. Ja ma loodan, et teil on läinud hästi, olete saanud enda jaoks mingisuguseid mitte tarkuseperi, aga selliseid kohti, kus ahaa-momente siis nii-öelda Taipamisi. täitmise ja Ja minu arust isegi ainuüksi see, kui me sinuga siin rääkinud oleme, siis see on see koht, kus minul vahepeal ka pastakas ruttu käib, sest juba mina ise saan siit nii palju taipamisi ja märkmeid, nii et mina olen igatahes nagu mega-mega tänulik sulle, Lea, et see mõte üldse tuli ja vaata, kuhu see on viinud ja ka kõik iga tagasiside, iga kommentaar, iga sõnum, millest see on lihtsalt kulda väärt, et lisaks sellele, eks ju, mis me näeme midagi, et mis on see, mis on kõnetanud ja mis on see, mis on nii-öelda puudutanud, eks ma ei tahaks siin kasutada võib-olla käivitanud või trigerdanud, aga just, mis on puudutanud puudutab. just ja mis on hästi-hästi vägev ja tegelikult, mida see kõik need tagasisidet meile ka on andnud, eks ju, seda, et näha, kuhu suunas edasi liikuda, et mis teemad on ka need, mis on tegelikult õhus täna. nii et ka see juba ainuüksi on nii hea tagasiside. Ja tegelikult seesama teema, millest me täna tuleme rääkima, on ka kuulajate, vaatajate poolt tagasisidena tulnud, on ju, et te võiksite rääkida sel teemal. nii lähe, täna Lea, me aga siin oleme. just. Lea, mis on eneseareng? Mis minu see sinu jaoks jaoks? on, mis on eneseareng minu jaoks olnud ja on. Kui ma räägin enesearengust, siis see ei ole minu jaoks nagu paremaks saamine kellestki või millestki, vaid minu jaoks tähendab eneseareng seda, et inimene õpib iseendaga koos olema, elama ja iseennast arendama. Ja ma ei taha tuua siia sõna paremaks, võib-olla peaks tooma paremaks, kes ma täna olen, Mhm. et märgata seda, kes ta tegelikult on ja minu jaoks on olnud ka see, et äh, me hästi palju elame nii-öelda autoriteedid, kes meil on lapsepõlvest, sündidest on ju, kuni siis, kui koolisüsteem läbi saab. Nende peegelduste järgi ma justkui ei toimi, aga eneseareng ongi tegelikult see, kus ma hakkan iseennast teadlikult looma, avastama oleks hea sõna, et kes ma tegelikult olen, milline on minu potentsiaal ja väga paljud leiavad seal mitte ainult see, mida ma olen harjunud endast nägema või mille järgi olen elanud, on ju, et ma hakkan seda uuesti looma, kas need on ikkagi minu väärtused või just see, mida mina tahan. Kristina, mis sinu jaoks on eneseareng? hästi samastun siin sellega, et ka minu jaoks eneseareng, see sõna areng on seal väga-väga tugeva tähendusega, et see ongi see, kus ma ise arenen ja kasvan. et minu jaoks asja varasemalt oli minu jaoks võrdusmärk eneseabi võrdub eneseareng. aga ma täna tunnen, et need on kaks erinevat asja. Üks viis on, kuidas ennast aidata,
eneseabi ja teine on eneseareng, kus ma, nagu sa tõid välja sõna potentsiaal, avastan enda potentsiaali. Ma kasvan, ma liigun, ma saan rohkem iseendaga tuttavaks. Ma õpin ennast tundma ja ma õpin tundma ka, taaskord sa ütlesid väärtused, ma õpin tundma, mis on need minu väärtused, mis on see, mis mind teeb üldse õnnelikuks. Et kõik need asjad tähendavad minu jaoks enesearengut ja enesearengu viise on tegelikult ka, eks ju, erinevaid, et kuidas siis areneda, et mis on see, mis paneb sind arenema ja eneseareng võib-olla on ka see, kus teeme kõige suuremaid mugavustsoonist välja astumisi, sest areng asub väljapool mugavustsooni. See on ka see, et järelikult eneseareng on ka enda piiride nihutamist. ja et enese, kui me võtame selle sõna eneseareng, mina ütlen isena arenemine, et see on nagu protsess, kus inimene avastab iseennast, kaardistab oma reaktsioone, mustreid ja piire, paljud avastavad alles, mis asjad need piiridki on. Ja võtab vastutuse selle eest, kuidas ta elus ja suhetes käivitub. See ei ole uus mina ega ideaalne versioon endast, see on pigem selline kontakti loomine iseendaga. Ja mul hästi praegu, ma just mõtlesin, et kui sa lõpetad ära, siis mõtlesin, et eneseareng on küll lõpuks vastutuse võtmine enda tulemuste eest. Aga sa nipsasid selle sõna vastutus juba. Et just Ja, see on see koht, kus ma lõpuks muutun täiskasvanuks ja võtan vastutuse enda mõtete eest, enda tunnete eest ja ka enda tulemuste eest. ja et me räägime, eneseareng on hästi popp sõna ja tegelikult ju inimesena me oleme kogu aeg arengus. Aga see ongi see koht, kus väga paljud tulevad nüüd teadliku enesearengust, kus nad hakkavad teadlikult, just nagu sa ütlesid, vastutust võtma, avastama iseennast, kontakti loomise endaga. Ma täna oma töös näen väga palju tegelikult meil puudub kontakt iseendaga, kes ma olen. Ma küsin sinu käest, Kristina, et kes on Kristina täna? Kes sa oled? Oi, Kristina on üks enesekindel naine, kes teab, mida ta tahab, kuhu ta liigub ja lisaks ta ei mõtle ainult endale, vaid loob väärtust ka teistele. Et see on see, mis ma tunnen, see on täpselt, see on mina praegu. Aga see ei ole alati nii olnud, kusjuures, et kui sa tõid nii mõnusalt sisse sõna teadlik eneseareng, et ma kasutan ise ka seda hästi palju, sest eneseareng kui selline, nagu sa ütlesid, me inimesena areneme kogu aeg, eks ju. Et ka varasemalt, kui eneseareng üldse minu ellu tuli, see tuli siis, kui sai populaarseks saladuse raamateks. See on minu meelest see koht, kus see hakkas üldse tulema, kus see buum hakkas nagu kasvama ja muutuski populaarsemaks, siis see pigem oli minu jaoks mäng. Ma tahtsin lihtsalt katsetada ja siis ta jäi mul nii-öelda seisma, aga alates 2020 lõpp, äkki 2021 algus on see, kus ma tunnen, et ma hakkasin teadlikult enesearenguga tegelema. Mis tähendab seda, et ma võtsin endale päriselt aega, sest ma jäin töötuks ja see oli see koht, kus mul võeti ära see identiteet, kes ma olen. Eks, ma olin nii harjunud ennast kirjeldama, et ma olen klienditeenindaja, eks, ja et ma olen tüdruk oli ka see, eks. Täna ma ei tunne enam, et ma olen tüdruk on 15-aastane. Ma olen naine, et ka see, ma tunnen, et ka see koht on väga palju muutunud ja see oligi see, et okei, kui ma ei ole see klienditeenindaja, kes ma siis olen? Mul on see roll ära võetud läbi, mille ma ennast alati olin identifitseerinud. Ja ma tunnen, et nüüd see läbi kasvu, need 5 aastat on minust teinud hästi-hästi mitmeid identiteedimuudatusi, sest ma olen siin katsetanud ka erinevaid ameteid, kus ma olen tundnud, et okei, see ikkagi ei ole päris see, et ma olen tundnud, et jah, nüüd on see koht, mis ma olen ennast leidnud, aga ma tunnen, et ei, veel saab edasi liikuda. Hoopis need on need asjad, mis mulle rõõmu pakuvad, mis minu hinge panevad helisema ja läbi selle tegelikult ma olen jõudnud siia, kus ma tunnen, et davai, lähme maailm, siit ma tulen.
ja sa väga hästi ütlesid, tegelikult me kõik oleme ennast defineerinud läbi rollide, et kes ma olen, kui vaadates ka meie vanemaid, kes sa oled, olen, ma ei tea, olnud müüja või traktorist ja nii edasi. inimesed rääkisid ka oma ametist ja see on ka täna tegelikult väga aktuaalne, väga kõvasti räägitakse, et tegelikult sina inimesena ei ole ainult sinu amet, sinu rollid, vaid sa oled just identiteet, kes see inimene on selles identiteedis. On keegi isik, kelle peale need on nii-öelda ehitunud, siis need rollid. Et ongi Kristina arenev, väärtust loov inimene, mitte ainult kui vaimne füüsiline olend, nagu enesearengus on. Et me on palju rohkem, palju enam ja siis, mida ma näen, inimesed lähevad arengusse, teadlikku enesearengusse siis, kui mingi asi nende elus kokku variseb. Ehk siis see nende roll ehk identiteet, mida nad on loonud läbi oma rolli. Ja ka minul on nii käinud, et ma lähen enesearengusse teadlikku enesearengusse siis, kui mul on käinud krahh. Ja siis tuleb see küsimus, kes ma olen, ma ei ole mitte keegi, aga kes ma tegelikult olen. Just. Et, äh, et see on väga huvitav ja suur ja lai teema. Ja see ongi igaühel on nagu see nii erinev, igaüks avastab ennast, mida see eneseareng tema enda jaoks tähendab, ta loob selle tähenduse ise. Mitte läbi meie loo, läbi enda loo. Aga suhted, Kristiina, kuidas on sinul olnud eneseareng ja suhted? Kui kui rääkida sellist suhetest, kui üldse nagu kõik suhted, eks ju, kui me mõtleme siia Ja, suhted, eks sotsiaalsed suhted siia, et siis ma tunnen, et nad on väga-väga palju muutunud. Nad on nagu totaalselt isegi muutunud. Ma julgen täna öelda, et minu sõprusringkond on muutunud 99%. Nagu põhimõtteliselt kõik on välja vahetunud, kõik minu sõbrad on peaaegu välja vahetanud, mul on vaid, ütleme, vähem kui ühe käe näppudel saan kokku lugeda, et kui palju on mul alles jäänud sõpru sellest ajast, kui ma ei tegelenud enesearenguga. Ehk siis see on väga palju muutunud ja esialgu, kui see muutus hakkas tulema, siis see oli minu jaoks tegelikult üsna šokeeriv, sest ma tundsin, et appi, ma jään nii üksinda. Kõik kaovad mu elust ära, nad lihtsalt lähevad minema. Aga tegelikult, mis toimus, oli ju see, eks ju, et nüüd ongi see koht vastutuse võtmine, eks. Nad ei läinud minu juurest, keegi ei läinud minust ära, vaid ma ise arenesin ja ma tundsin, et nad ei ole võib-olla enam mul ei ole nendega enam samasugust suhet ja samasugust sidet, kui oli varasemalt. Ehk siis asi ei olnudki selles, eks ju, et nemad ju ei olnud sel viisil läinud muutustesse ja mis on ka vahe, nüüd ma praegu räägin siin, eks ju, ma tunnen seda, et kus see vahe tuli ka sisse, on see, et mina läksin enesearengusse ja need, kes ei läinud, nemad ongi tegelikult minu elus nii-öelda eemaldunud. Ja ma lihtsalt tundsin, et mul enam ei olnud nendega rääkida teemasid, mis mind oleks võib-olla sütitanud, kõnetanud. Et lihtsalt alati mulle tundus, et kõik, mis me räägime, on alati sama ja hakkas tegelikult muutuma, eks ju, ma tundsin, et ma jään üksinda ja see hetk, kui ma vaatasin, et oota, tegelikult ma ei ole üksinda. mul on nii palju uusi tuttavaid tekkinud ja see oli minu arust selline nagu lambipirni põlema panemine pimedas toas. Eks, et ma avastasin, et vau, kui palju ägedaid inimesi on minu ellu tulnud ja mis on see suurim erinevus, ongi see, et kui minu eelmised sõbrad, minu varasemad sõbrad olid suuresti palgatööl, eneseareng viis mind sinna, et ma hakkasin ettevõtjaks. Eks ju, me räägime kasvust. Ma muutusin ettevõtjaks ja kes on need mõned inimesed, kes minu ellu on jäänud? Need on kas väga-väga ambitsioonikad sõbrad olnud, kes on minu elus veel alles, või on ise ettevõtjad. Ja siis ma mõtlesin, okei, see ongi see muudatus. See ongi see suurim muudatus, mis on sõprussuhetes muutunud.
vanematega suhted, ütleme nii, et ema väga toetab minu enesearengut ja ma võib-olla, mis see suhe on muutunud ka selles suhtes, et ma mõistan teda paremini. Kas ma aktsepteerin täielikult kõike, mis ta teeb? Ei aktsepteeri, sest mul on veel võimalus kasvada, kasvada ja areneda. Et aga ma mõistan inimesi palju paremini ja suhetes on muutunud see, et ma ei anna enam hinnanguid nii palju, sest ma olin väga suur hinnangute andja. Miks? Sest ma andsin endale hinnanguid, eks jälle võtan vastutuse. Iseendale andsin, peegeldus tuli lihtsalt väljapoolt. Ja jõuamegi siia paarisuhtesse, millest me ka täna hakkame pikemalt rääkima, siis ma julgen öelda, et paarisuhe on ka muutunud ja täpselt samamoodi, mis ma just ütlesin, sõna mõistmine. Ma mõistan rohkem ja ei anna nii palju hinnanguid. mida tähendab paarisuhe sinu jaoks või mis on paarisuhe üldse sinu jaoks? Paarisuhe minu jaoks on, issand, ma ei tahaks üldistada praegu mees ja naine, sest paare on nii palju erinevaid, et igaüks valib ise selle, et inimene, keda ma armastan ja austan, et mul on suhe inimesed, keda ma armastan ja austan. Ja see on see koht ja, et ma aktsepteerin, paarisuhe on see, kus ma aktsepteerin teist inimest sellisena, nagu ta on ja mul on võimalus tema kõrval kasvada ning et ma ei anna talle hinnangut, kui ta mulle tagasi peegeldab midagi, mis tegelikult on minus endas. Ma arvan, et midagi sellist. mida see tähendab sinu jaoks ja sa võid otsast peale alustada. Vasta kõigepealt, mis on paarisuhe sinu jaoks, et siis ma suudan kohe nagu võib-olla ennast kuidagi parandada või tegelikult ei ole õiget valet vastust. Et aga, ja siis mine, kuidas on sinu suhted muutunud? minu jaoks on paarisuhe selline kahe täiskasvanud inimese otsus olla koos selles elus ja koos seda edasi ehitada ja kanda, ka siis, kui elu ei ole ideaalne. Ehk see on see koht, kus me läheme koos oma, nagu öeldakse, see duaalsus on ju, varjud ja valgus ja me aktsepteerime ehk koht, kus sa julged alasti võtta. ma ei mõtle siin riideid seljast ära, vaid just see, et oma hinge alasti koorida. Ja paarisuhe on tegelikult see meeletu usaldus. Kas sa usaldad seda inimest, kes on sinu kõrval? et see on see koht, aga väga paljud ei usalda. Ehk usaldus on ju. Ehk emotsionaalne ruum on tegelikult see paarisuhe, kus sa ei pea kogu aeg ellu jääma ega ennast tõestama ja me ei pea kogu aeg nii-öelda arenema, vaid ongi see koht, kus ma võin olla. Ja ma tunnen seda toetust. Ehk see on ka see koht, kus me lähme tegelikult põimuma. Ja see ei ole egode mäng kindlasti mitte. Ehk see on siis, võtta siis kokku ongi kahe täiskasvanud inimese otsus olla koos ja koos ehitada. Ja siis, kui kõik ei ole ideaalne. Ja usaldada. nii väga, ma täiesti tahaks teada, mida ka meie vaatajad-kuulajad, nagu mida see sinu jaoks tähendab, mis on paarisuhe sinu jaoks? Et mulle hästi meeldib ja ikkagi ma püüdsin ka sinu nii-öelda definitsioonis kinni ikkagi selle aktsepteerimise sõna, nii et jess, olen ikka õigel rajal. jah, see on, et me aktsepteerime, sa tõid nii hästi välja, et oma ema puhul, et ma ei ole kõigega nõus paarisuhtes ka, me ei pea olema, sest tegelikult paarisuhtes oleb kaks eraldi inimest. Meil on mõlemad kasvanud oma süsteemis, oma kultuurist ja tegelikult kaks täiesti erinevat inimest ja kultuuri võib-olla ka süsteemi põrkuvad omavahel. Aga see ongi see, et kus kaks inimest hakkavad looma seda enda ühist. Ja seal ongi see aktsepteerimine, peame aktsepteerima, et teine tuleb sealt, mitte minema nõudma. Sina pead tulema minu kasti, millest me oleme mitmeid kordi Kristinaga sinuga rääkinud. Et mina ütlengi, see on meeletu usaldamine ja aktsepteerimine. Just see sinu ema näide oli väga hea, et ma aktsepteerin teda ja mul on aega kasvada.
ja tegelikult nii peakski olema, et meil on ka aega kasvada siin paari suhtes. kõik ei pea olema kohe ideaalne, vaid me koos loome seda ühist ruumi ehk põimume. nii väga, aga kuidas see sinu suhted üldse on, kas nad on muutunud ja kuidas nad on muutunud pärast seda, kui sa oled hakanud teadlikult enesearenguga tegelema? minu suhted on, kui sa mõtled sõprussuhteid, siis on väga palju muutunud, et sama siin 99% on, võin öelda, on muutunud. minu kõrval on just väga palju minu enda ala pealt olevaid inimesi, kellega igapäevaselt suhtlen. Mm, ma ütleks nii, et pigem need ühendused, mis mul oli nende inimestega, et need katkesid, et ma hakkasin looma uusi ühendusi. Ja nagu öeldakse, et lase minevik vabaks, onju. See lihtsalt enam ei ühendunud nende uute ühendustega. Ja mina kasvasin ja kõik ei pea tulema järgi, nagu öeldakse. Ja täpselt samamoodi nagu paari suhtes, millest me tuleme ka rääkima, et kui üks läheb suhtest arengusse, just teadlikku enesearengusse, siis me ei pea nõudma, et minu partner peab kohe tulema meiega kaasa. ja sama ka sõprussuhetes, et igaühe enda valik, kas ta tuleb kaasa järgi või ei. Sest elus ongi nii, et mingid asjad tulevad meie ellu mingiks ajaks ja need lahkuvad, kui nende nii-öelda töö või missioon on nagu täitunud, tehtud, onju. Ehk me oleme kasvanud koos mingi piirini või mingi maani ja see on täidetud, see osa. Ja tulebki järgmine inimene. Ehk sama ühendus lõpeb. Me loome uusi ühendusi. Kristina ei mõtle see nii. ja väga-väga mõnus, mulle hästi meeldib see, et kui mina ütlesin, eks ju, et need inimesed, et minu sõprussuhted on muutunud sellega, et nad lahkusid minu elust, siis mulle tegelikult meeldib see, kuidas sa ütlesid, et lihtsalt need ühendused on katkenud, et tegelikult nad, eks ju, nad ju on, eksisteerivad ikka, aga lihtsalt ma ei suhtle nendega enam, mis tähendab seda, et need ühendused on katkenud ja ma olen loonud uued ühendused, et ma olen hästi selles mõttes visuaalselt, mul hakkavad pildid kohe jooksma, ma kohe nägin nii, kuidas need osad niidid läksid siit katki, nii ja tekkisid uued ühendused, uued niidid siit uute inimeste vahel. et network, eks ju, see võrgustik on teistmoodi hakanud kasvama. et hästi see meeldis, kuidas sa tõid selle metafoori siia vahele. ja, me ei pea kõigest nagu vägisi kinni hoidma, mis laguneb, onju. et samamoodi on mis iganes, onju, sa ei saa panna jalga kinga, mis on katki. et no sa võid panna selle jalga, aga ühelt maalt lihtsalt laguneb selle jala otsa ära. sama on sõprussuhetega, et me anname nagu, kui mingi asi on loodud lahkuma, just täpselt ühendus katkeb, siis meil ei ole vaja seda Jeesus teipa, see MacGyveri teip, mida Soomes öeldakse Jeesus teibiks. me ei pea sellega käima ja lappama, onju, et me hoiame. ma olen teinud kusjuures seda, et oma elus, et olen olnud see, kes helistab, saadab sõnumeid, kuidas läheb ja mingi hetk käib nagu läbi, et oot, stopp, et oota, miks nagu alustan aina, et kogu aeg esimesena. et mis siin nagu toimub? kas see nagu kannab nagu seda sõprussuhet, mis ta juba tegelikult ei kanna. see on oma aja ära elanud. ja see ongi see aeg seesama lahti lasta. et lase lahti. et inimesed tulevad ellu mingiks ajaks. ja tegelikult tulevadki ju tegelikult, et me kasvame koos, täidame mingisugust ülesannet kummagi elus. ja see ongi see ühendus ja see lihtsalt katkeb, sest see on ära oma missiooni täitnud, nagu mõni ütleb, ja siis tulevad ka uued inimesed, et edasi minna. jah, hästi nõus sellega. et ja, on ettevõtjad, just see ongi see, et meie mindset ehk meie enda ma ei tea, mõni inimene ei saa aru võib-olla mindset'ist, aga meie enda ja mõtteviis on nagu muutunud, me näeme asju teisiti, meist võib-olla on tulnud ka mingil määral ma ei taha kasutada sõna auahne,
aga edasi pürgivad inimesed, kes võib-olla, kes tahavad õppida, edasi liikuda ja mõned inimesed ei saa aru, et miks sa liigud edasi, tahad, et miks sa ei ole nagu, neile tundub, et me oleme nagu rahulolematud. oled sa märganud, Kristina, kus keegi, kes käib iga päev, räägib, näed, paned tähele samad jutud aastast aastasse. mul on olnud kusjuures ka märkan, et oota, ma alles viimane kord rääkisime samal teemal, et ikka nüüd uuesti nagu kordame sama asja. ja mina räägin mingit muust asjast ja ta ei saa aru ja siis tema jaoks tundub see nii auahne. tegelikult ei ole, sest seesama eneseareng, et ma arenen edasi. Mhm, Ma mhm, liigun edasi, minu maailmapilt muutub, minu arusaam asjadest. ma arvan, et aasta tagasi ma ei oleks sellel samal teemal võtnud sõna, nagu ma täna teen. mhm. Ehk see ka sama esimeses episoodis rääkisime, et see minu enda tõde tegelikult see on ajas muutub. Ja mitte selles suhtes muudan oma vaatenurka asjale, vaid see tõde nagu laieneb, avardub, onju. Ja sama juhtub enesearengus meis ja paarissuhetes, onju, miks võib-olla mõned paarissuhted nii-öelda lähevad laiali, eri teed ja teised jäävad. Kuidas sinu paarissuhet on eneseareng mõjutanud? Mm. Kas ma küsiks täiesti uudishimust ka kohe siia vahele, et kas sinu mees, kas tema tegeleb enesearenguga ja kuidas tema selle on vastu võtnud, et sina tegeled? Minu abikaasa ei tegele enesearenguga, aga tema minu kõrval, ehk siis tegelikult tema on see, kes tuleb kaasa minu arengus kogu aeg. Ma ütleks, eneseareng on pigem meie suhet nagu sügavamaks viinud. et selline hästi suur sügavus on tulnud, me räägime teemadest, millest me võib-olla kunagi ei ole rääkinud. nagu täna räägime nendest teemadest täiesti avatult ja ma aktsepteerin tema vaatenurka, tema aktsepteerib ka minu tööd. Ja me lähmegi, tema avaldab oma arvamust, siis kuidas tema näeb seda asja, tema mõistab seda asja, millest mina, ja siis me koos, ehk siis mina tegelikult omamoodi need vaatenurgad, avastan uusi vaatenurki tänu tema väljenduse siis nii-öelda, mis tema mulle tagasi peegeldab, onju. Ja see on hästi huvitav, et me oleme nagu suhtes kaks totaalselt, ma ei taha öelda erinevat inimest, aga erineval alal, aga koos oleme tervik. see ongi seesama, et nagu see põimumine onju, et me põimume ja tema toetab. ja tema tuleb vahest küsima minu käest. et meil on nagu selline, et tema tuleb küsima, et kuuled, et ma kuulsin, sa kunagi rääkisid mingi selline teema üle, et kas sa võiksid mulle täpselt täpsustada seda. et ta tuleb küsima, ta teinekord ise küsib, kui mina olen hästi palju raamatuid, tema väga vähe. ja siis ta küsib, mis sa loed, mis raamat, ja siis ta võtab ja siis me arutame selle teema üle, kuigi ta ei ole lugenud, aga ta tuleb kaasa rääkima. Pigem olen mina see meie suhtes, kes läheb edasi, tema tuleb järgi. mitte, et ei jää nagu, ma ei mõtle seda ripakile ega kuskile, et tema tuleb järgi. ja tema tuleb järgi selle läbi pigem minu tegutsemise peegelduse nii-öelda. kuidas sul, Kristina? Nii huvitav on kuulata, et ma olen selles mõttes olen sinuga samal pulgal, et minu elukaaslane, tema ka ei tegele enesearenguga. Teda üldse see ei huvitagi, isegi just selline teadlik, päriselt istu maha, kirjuta, reflekteeri, see teda ei huvita. Mida ma olen märganud, on see, et ta on tulnud sellega kaasa ilma, et ta ise teaks seda. et kus esialgu, kui ma üldse alustasin enesearenguga, siis meil olid, nüüd on see koht, kus ma ennast alasti küsin, meil olid ka tülid sellega seoses, sest see on ajuloputus, ma olen liitunud ususektiga ja kõik need muud asjad siia juurde, aga ja et miks ma hakkasin järsku kell 6 hommikul ärkama ja kuna mul oli ka ajavahe ja see, kus ma siis kus ma osalesin, kus ma nagu esimene suur enesearengu programm ajavahe tõttu, see toimus minu jaoks kord nädalas kell 4 hommikul.
aga kuna see väljaminek oli minu jaoks too hetk ikka väga suur, siis ma lihtsalt pühendusin sellele 100% ja ütlesin, no see kord nädalas kell 4 hommikul ma olen nõus seal Zoomis ka istuma. seega see oligi see, sa oled mingi ususektis, kell 4 hommikul sa ärkad siin üles, istud kuskil arvutis. aga lõpuks, noh, see oli need tülipõhjused, eks ole, aga lõpuks, kui ma küsisin, et kas ma teen sulle sellega liiga, et ma kell 6 hommikul ärkan. ja kui ta avastas, Mm. et oota, kui tema ärkab üles, siis on tavaliselt kohvi valmis, ma olen juba ärganud, ma tervitan teda rõõmsalt ja siis see on see hetk, kus tema võib-olla aktsepteeris mind rohkem ja enam ei hakanud panema neid, põhimõtteliselt ei tahtnud panna enam neid piire, et miks sa kell 6 ärkad. ja kui ma mõtlen nüüd tagasi, eks ju, sellest on 5 aastat möödas, siis kui ma nüüd näiteks ei ärka kell 6, kas sul juhtus midagi? miks sa ei ole ärganud? et see on nagu hästi-hästi naljakas, see muutus. lisaks ütleme nii, et need 5 aastat on olnud päris korralik kasv oma tõusude ja mõõnadega. et kui mina Mhm. juba läksin, alustasin enesearenguga, siis oli minul see, et ma tahtsin teda täiega kaasa tõmmata. kuidas ma märkasin, kuidas ta kõiki asju teeb valesti, eks ju. et hakkasin märkama seda ja siis tahtsin süüdistada. ja taaskord see on areng, areng on protsess ja see on taas, ma sain ühel hetkel aru, oota, ma pean peeglisse lihtsalt vaatama ja olen hästi palju õppinud aktsepteerima iseennast ja oma elukaaslast. eks ma olen õppinud hästi palju selle peal. seda ja ma tunnen, et täna on suhe tugevam kui varem, sest tema on aktsepteerinud seda, mida iganes, Kristina, sa teed, mind ei huvita, tee, mis tahad. eks ongi see koht, et täiskasvanuks, eks ju, saamine, et ja lubamine, et Mhm. teisel teha, mida tahab, mitte seda, et tee nii, nagu mina ütlen. et ma usun, et see on nagu hästi-hästi suur kasv olnud. ja kui ma ütlesin seda, et ma olen, et ta on kaasa tulnud nii-öelda alateadlikult sellega, ilma et ta isegi teaks, siis just paar päeva tagasi toimus selline intsident, et kui ta varem, kui midagi köögis varem maha kukkus näiteks, kogemata kukkus maha, siis tema jaoks tundus see täielik katastroof. no selline maailma lõpp. näiteks, ma ei tea, kakaotass kukkus maha, maailma lõpp, klaas on puruks, piim on laiali, kõik, et mis nüüd saab. siis nüüd paar päeva tagasi, see oli hästi huvitav märkamine, lihtsalt et tal libises soolatops katki ja see rahu, mis oli siin nagu mis oli köögis, oli lihtsalt, ma lihtsalt vaatasin kõrvalt ja mõtlesin, et vau, ma ei oleks seda üldse, ma olin nagu, mul tuli kohe mälestus sellest, kui tal need esimest korda, kui seal midagi kukkus, eks ju, et kuidas nüüd lihtsalt koristas rahulikult ära ja lihtsalt küsis, kas sul on mulle anda mõnda teist topsi, kuhu see uus sool panna. ja ma lihtsalt vaatasin, et vau, vau, et see on see koht, kus tegelikult see, et mina ise olen ennast aktsepteerinud, muutunud võib-olla rahulikumaks, loonud selle ruumi, kus ka temal on tegelikult hea ja mugav olla, ilma et ta tunneks süümekaid võib-olla sellepärast, et mingi, ma ei tea, mingi klaasasi katki läheb. savi sees on füüsiline asi, seda uue osta, siis see rahu tegelikult oli nagu lihtsalt nagu mega-mega mõnus. et ma tunnen, et see on nagu Mhm. muutunud hästi palju, et isegi kui ta ei tegele sellega, siis ikkagi ta oskab märgata võib-olla asju ja mina ka isegi märkan selliseid asju, mida varem ei pannud tähele. eks see on seesama peegeldus, et tema tuleb järgi sinule ehk kasvab sina oled ees ja tema kasvab sulle järgi. see koht, ehk see on see läbi peegelduse nii-öelda. ja miks see tegelikult paarisuhetes niimoodi töötab, on see, et sa ei lähe nõudma, et sina pead tegema nüüd täpselt nii, nagu mina teen. Mhm. Et kõik peavad täpselt samamoodi tegema nüüd nii, nagu mina teen. nüüd lähme kõik muutusesse. ehk sa ei ole läinud seda nõudma. ja sama minu puhul olnud, ma kunagi rääkisin, kui ma käisin palgatööl, siis keegi küsis minu käest, et no okei, sa tegeled enesearenguga ja nii edasi, et kuidas see samamoodi paarisuhed, et kas te koos olete kuskil, käite kursustel ja nii edasi. sest tegelikult ei ole, et me oleme täiesti selle koha pealt täiesti erinevad inimesed. aga kui me tuleme koju, siis me jätame oma egod sinna ukse taha ja me loome koos seda ühist ruumi. see ongi see kodu on ju, meie ühine ruum. siin, kus me aktsepteerime
võib-olla lihvime, mul meeldib kasutada siis, mida me lihvime üksteise lauanurki ümaraks. Mhm. Ja paarisuhe on üks mega äge kiirversioon tegelikult enesearengust, sest see toob nähtavale kõik selle, mida ma olen peitnud. Ja miks inimesed jooksevad ühest paarisuhtest teise, Kristjan, mis sa arvad? Sest nad näevad enda peegeldust uuest kohast. Eks. Ja see ongi see koht, kus sa jooksed tegelikult iseenda eest ära, mitte oma paarisuhtega partneri eest. Temas ei ole viga, sinus on viga. Ja me ei taha näha oma peegeldust, me ei taha näha seda, millega ma, mida me aktsepteeri, eks Mhm. ole, mida me ei taha tunnistada, sest me kõik tahame olla täiuslikud, meis ei ole mitte midagi häda ja viga. Et tülisi meil ei ole olnud, aga meil on just see, et kuna me oleme hästi avatud rääkima, me hästi palju kommunikeerime, mis on tegelikult paarisuhetes on puudujääk, me ei räägi, me ei Mhm. kuula. Et see ongi see, et me näeme, aga me ei vaata. Või vastupidi, vabandust, me vaatame, aga me ei näe. Me kuuleme, aga me ei kuula. Me ütleme, aga ei kommunikeeri. Mhm. Ja see ka, et hästi palju oled sa märganud, onju. Miks ta minust aru ei saa? Mhm. Just, just. Aga sa ei ole öelnud mitte midagi. Eks mida sa vajad, et teine inimene, me ei pea lugema teise inimese kehakeelt, ütle välja, midagi on valesti, räägi. Mind häirib hetkel see, aga paljud julgevad seda teha. Et kui inimene on kriisis või pinges, siis me tegelikult ei käitu ratsionaalselt. Ta Mhm. käitub täpselt nii, nagu tema närvisüsteem on kunagi õppinud ellu jääma. Me muutume nii-öelda reaktiivseks, väga paljud meist. Mina olen olnud see, mina ei ole reaktiivseks muutunud, aga ma olen inimene, kes on sulgunud. Ma olen vait olnud eelmises paari suhtes küll, jah. Et ma ei ütle, siis võib-olla juhtub midagi nagu minu jaoks nagu väga, Mhm. ma ei taha kuulda, ma ei taha minna tülli, sest tüli on nagu ohtlik, kui on lapsed. Et ma olen nagu sulgunud endasse hoidnud ja see on ka üks see, miks me lähme lahku, et me ei kommunikeeri. Ja enne täna praegust suhet, milles ma olen olnud juba väga pikka aega, ma tegin enda jaoks selgeks tegelikult, milline see suhe minu jaoks on. Ja just sellise suhte sai. Et ma mõtestasin lahti enda jaoks. Ja loomulikult enesega tööd ikka tegemist on ja tulevad kõik hirmud ülesse ja igasugused, aga see ongi see, ma kommunikeerin, ma tunnen täna nii, ma kardan seda, ma mõtlen nii. Teine inimene ei saa muidu teada, kui me ei väljenda ennast. Ja mulle hästi meeldib see, et see sõna kommunikatsioon on mul ka praegu hästi, tuleb ka erinevatest kohtadest, sest kommunikatsioon on üks minu põhiväärtuseid, mida ma juba lapsena märkasin, et minu vanemad ei kommunikeerinud teineteisega nii hästi. Minu töös või tähendab siis, kui ma alustasin ettevõtlusega, eks ju, siis seal esimesed koostööd olid sellised, kus ma ei kommunikeerinud enda piire, enda väärtuseid ja siis lihtsalt need ei toiminud lõpuks, sest meie väärtused olid erinevad, eks ju, ma ei osanud ennast väljendada, ma ei osanud kommunikeerida, mis on need minu piirid ja minu väärtused. Samamoodi palgatööl olles hambad ristis ei kommunikeerinud, mis mulle ei sobi. Seega ma tunnen näiteks täna hästi palju ka näiteks paari suhtes seda, et kui mulle midagi ei sobi, siis ma käitun nagu täiskasvanu, ma ei lähe süüdistama, vaid ma vaatan kõigepealt endale otsa, võtan vastutuse ja ütlen, mina tunnen sedasi, sest mina arvan sedasi või mina mõtlen sedasi ja asi ei olegi teises inimeses, tema saab siis mulle tagasi peegeldada, kuidas tema seda näeb, kuidas tema seda tunneb. Et mulle hästi meeldib, kuidas sa tõid välja selle, et see on nagu üks parim enesearengu koht on paarisuhe. Miks? Sest meie partnerid ütlevad välja need sõnad, mida meie ei julge minu eest öelda. Need, mida me mõtleme, me ei ütle välja ja siis ta lihtsalt ütleb sulle ja siis sa mõtled, et vau,
ja tihti tulevad need tülide käigus, nagu sa ütlesid ka, onju, ja tüli tähendab seda, et me karjume üksteise peale, võib ka olla selliseid ma ei taha öelda, kasuta äkk, võib-olla sellised, kus on kõrgendatud hääletooniga väljendamise ennast, onju, ehk siis see vajaduste kommunikeerimine on ju, väljaütlemine. Ja see ongi see koht ja paari suhtes ehk uuele tasemele, arengutasemele viimine ongi ka tüli, et samamoodi mul on mingeid tülisid olnud, ehk siis meie nagu lihtsalt, meie räägime aga teistmoodi. Mul 20-aastane tütar tuleb, et seal toimub midagi. Ja minu abikaasa ütleb, siis ma ei pehmenda enda väljaütlemisi, vaid siis ta ütleb, et sinu sõnad on nagu nuga, noatera, mis lõikab. Siis ma lihtsalt ütlen, et see on nii, et muidu ma nagu pehmendan võib-olla, aga sealt ma nagu ütlengi otse ja liiga otse võib-olla, et ja siis on see koht, oot, mis toimub mis nüüd toimub? Ja see ongi see, mis siin kasvatab, arendab seda suhet edasi, ehk seal tuleb see ausus ja austus kasvab. Nii lihtne on tegelikult ju kodinad kokku pakkida, uksest välja astuda ja endale uus voodi leida tegelikult, eks. See on kõige lihtsam versioon, aga kallis inimene, see pagas, mis endaga kaasas vead, jõuab ennem sinna uude voodi kohta, kui sina kohale jõuad. Ja seesama protsess ehk muster hakkab uuesti peale. Ja siis on see, mitte keegi mind ei armasta, suhted ei ole minu jaoks, armastus ei ole minu jaoks. Oled sa pannud tähele, kuidas me räägime tegelikult? Kallis inimene, kuidas sa räägid iseendaga? Et tihtipeale ongi nii, et mida ma näen paari suhetes on see, et ka mina olen eelmises paari suhtes olnud, kes on läinud vajaka jäänud lapsena saamata jäänud need vajadused. Olen ma arvanud, et see partner peab mulle neid nüüd nii-öelda neid vajadusi, mis mul on jäänud saamata täitma. Ehk seesama tähelepanu, turvalisustunne, siis see armastus on ja, mida me lähme nõudma. On ju tähelepanu tõin välja. Lihtsalt ei pööra mulle tähelepanu, ta vist ei armasta mind enam. Aga see on see küsimus, et tegelikult me saame need esmalt endale anda. Mitte nõuda partnersuhega, sõprussuhted. Võiks öelda, et see on nagu võrdne. Me oleme võrdsed. Sinu partner ei ole sinu vanem. Ehk see ongi see, kui meil on nii-öelda puudulikud vajadused, mida me lähme nõudma selle partneri käest, siis ta läheb ju tegelikult vanema tasandile. Ta ei ole su partner siis enam. Ei ole tasakaalus suhe. Harmoonia puudub ju. Ma korraks segan sind täitsa vahele ja ma olen täiesti seda teinud. Ma arvan, et mõned aastad tagasi, ma ei julge öelda, äkki 3 aastat, äkki on, ma ei taha nagu valetada, ma ei tea, aga umbes sellel ajal oli ühel hommikul, ma taipasin, eks ju, tulen jälle siia ema teema juurde, sorry mamps, kui sa vaatad seda. Tulen tagasi, ma sain aru, et ma käitun täpselt nagu minu ema. Ma mingi hetke lihtsalt hakkasin nii väga hoolitsema oma mehe eest, enda elukaaslase eest, nagu ema poja eest. Ma hakkasin nagu täpselt tegin nii ja ma tean, et temal ei ole väga head suhted oma emaga, seega mina võtsin ema rolli endale ja kui see minuni jõudis, mul jookseb kui värineb praegu üle, kui see minuni jõudis, kui ma taipasin seda, et appi, mida ma teen, sest et kui mina käitun nagu ema, siis ma saan ju sealt vastu täpselt samasugust peegeldust, eks ju, tema hakkabki käituma nagu poeg minu jaoks. Ja läheb poja ja ema suhte dünaamika peale, suhe läheb balansist välja, tasakaalust välja ja siis ongi see koht, kus me lähme lahku, on ju. Just, ja ma taipasin seda ära, see oli minu jaoks täiesti sisemine šokk, eks, ja ka kuidas siis seda hakata muud, ma ei saa ju ka nii teha, kuule, ma ei ole su ema, eks ju, kui ma ütlesin seda, absoluutselt ütlesin muidugi, eks ju, ma olen arenenud, et kui ma taipasin seda, mul läksid appikene, mida ma teen
et tulla sellest vaikselt välja. Esiteks, esimene asi, millest me täna oleme ka paar korda sõna öelnud, kommunikatsioon. Ma läksin ja ma ütlesin talle, tead, ma pean sulle midagi ütlema, tead, mis ma märkasin ja ma rääkisin talle, mida ma tunnen, eks ju, taaskord, mida mina märkan, mida mina tunnen. Et seda kohta mitte hakata süüdistama teda, eks ju, ja mitte ka ennast süüdistada, eks, sest ma ei saa midagi muuta, mida ma enne ei ole märganud. Seega ma sain seda märgata ja hakata üldse muutma, et võtta endale täiskasvanud roll ja naise roll, nagu sa ütlesid, et paarilise roll, eks, et me oleme samal tasandil, mitte et ma olen, eks ju, sinu tütar või sinu poeg, et sinu ema, sinu isa. ja paari suhtes on see, et mida ma elan, kuidas öeldakse, heaoluriigis ja heaoluühiskonnas. naised, ärge võtke oma mehelt munekaari, mune ära, et jätke maha. munad püksi ja mune maha, jätke munad püksi ja lubage neil mees ka olla ja mõelda, et tihti hästi palju me tahame, see on ka üks peredünaamika, mida vaadata, onju, me tahame hästi palju otsustada, Mhm. olla perepea, kontrollida. et just see on väga hea, et Kristina, millest sa räägid, et märgata, et kas ma käitun nii, miks ma käitun nii, kas teisel on ka mingisugused õigused jäänud ja arvus ja kas ma aktsepteerin seda, et miks ma tahan kontrollida. Üldiselt ongi see, kui me aktsepteerime, tahame kontrollima hakata kõike. Mm. Ja ja eneseareng ei ole, kallid inimesed, sprint, see ei ole sprint. Ja areng ei ole teistele peale surumine, et see eneseareng, mida ka hästi palju tegelikult on. minge rahulikult, ei pea kohe lahku minema, kui me enesearengusse lähme. ei pea kohe sõprussuhteid läbi lõikama, mis tundub, et me ei ole meie omad enam, vaid rahulikult laske seedida asjad. mis sa soovisid öelda, Kristina, siia lõppu, mitte lõppu, aga sinna minu lõppu, mis ma just ütlesin. ja just hästi, just ongi see koht, et lasta teisel olla, nagu see, mida see lase olla, on tegelikult taaskord aktsepteerimine, mitte niivõrd teise, vaid iseenda aktsepteerimine, eks ju. ja mulle hästi meeldib, et sa ütlesid, et mis see sisekõne seal on, eks ju, kust tuli ka see, eks ju, et kust, nagu sa ütlesid, eks ju, lõiga, et lase mehel olla mees, ütleme niimoodi, eks ju, et kust tuleb see, et ma saan ise kõigega hakkama, ma ei saa siin, eks ju, raudpolt kindlalt öelda seda, aga kus ma tunnen, tähendab mind lihtsalt mina enda vaatenurgast nüüd on õpetatud, et sa saad alati hakkama, eks, ja sa oled tugev Eesti naine. ja ka see on see koht, mis ma olen kaasa võtnud, et ükskõik, mis juhtub, ma saan ise hakkama, eks, aga kuidas mees saab olla mees, kui naine on õrn, alandlik, mitte selline, et otsusta, eks ju, ise kõik, eks ju, mitte, ma ei taha seda öelda, aga et sa lubad olla mehel ka otsustaja rollis. ma tunnen, et see on nagu nii oluline, et eriti paari suhtes, et on see koht, kus lasta ka mehel siis olla see otsustaja, et astuda tagasi ja mitte olla alati see tugev Eesti naine, et mina tean täpselt, mida teha ja kuidas teha, et las ta üllatab, las mees üllatab, see on ülimõnus lihtsalt ennast vabaks lasta. ja mis veel on olnud, et mida me oleme ise märganud endas või sõprussuhetes märganud, mõnikord ei ole probleem selles, et see suhe ei anna meile midagi. jätkuks sinu jutule, et mõnikord on probleem selles, et me ei oska lihtsalt vastu võtta ja märgata tegelikult. et ongi see koht, et peatuda ja korraks küsida, vaadata enda sisse, mitte joosta, tormata ja tekitada draamat. ma näen, aga ma ei vaata, ma kuulen, aga ma ei kuula, eks ju, täpselt seesama me koht. jõuame sinna tagasi. jõuame siia tagasi, just, et küsida ja kuulata nagu päriselt teist inimest kuulata. minu arust see on ka hästi palju kasvatav ja aitab tundma õppida enda partnerit, et kui päriselt kuulata, mida ta räägib. ja et kui sa küsisid, et milline on minu suhe, partnerlussuhe praegu, tulen korraks sinna tagasi, siis see ei ole minu jaoks enam selline
pideva õnne, rahu ega draama otsimine. Ja draama ei ole see, et me taaskord tülitseme hullult. Draama võib ka olla see just täpselt see vaikiv draama. Mhm. Ja tänaseks on minu jaoks õnn pigem selline sisemine stabiilsus ja liikumine. Ja see algabki just täpselt sealt aususest iseenda vastu. Et Mhm. kui me lähme suhtesse, mida mina tegin, issand jumal, väga kaua tagasi, see uuesti suhtes, ma tegin enda jaoks selgeks selle, et millist suhet ma tahan. Mhm. Mhm. Milline Mhm. see suhe saab olema minu jaoks. Ja ma ennem seda ka leidsin iseennast, kes olen mina, mitte ainult oma rollide järgi, vaid ka kes olen mina, Lea, inimesena, mida ma armastan, millised on minu väärtused ja piirid. Et tihtipeale need partnerid võivad olla täiesti erinevad, nagu Kristina, ka sina tõid välja, sinu partner on sinust erinev, minu partner on, ei ole, onju, terapeut, psühholoog või mis iganes, täiesti teisest mastist inimene, aga meeletu see duaalsus ja see põimumine, mis meie omavahel ongi, on see, et tegelikult meie väärtused ühindusid. meil on samad väärtused Mhm. 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 ja see meid on jäänud kandma ja see on ka see põhjus, miks tema tuleb minu järgi, Mhm. mitte me ei ole läinud lahku. Just nii vägev, et sa jõudsid siia kohta. Ma täiesti eh, tahan su käest küsida, mis on sinu arvamus, sest ma olen hästi palju seda kuulnud ja ka ise tegelikult kogenud. Kas sina tundsid hirmu, kui sa hakkasid enesearenguga tegelema, et see hoopis viib sind sinu partnerist lahku? ei, ma olen olnud tegelikult ma olen olnud enesearengus, siis on tulnud paus, siis ma olen uuesti enesearengusse jõudnud ja Mm. täna ma töötan, eneseareng ongi ju tegelikult minu töö, ma ise olengi eneseareng. Mul ei olnud seda hirmu, vot ma ei saa rääkida siin kaasa, sest mina ei ole seda mitte kunagi kogenud. Ja ma Mhm. kuulen ka seda hästi palju, et ma kardan, et mu sõprussuhted kaovad ära. Mhm. Ma olen vist pigem äkki enda jaoks nagu lahti mõtestanud, ma arvan, ma olen lahti mõtestanud seda, et kui minu areng eeldab äh, seda, et keegi teine peab muutuma minu järgi, siis see tegelikult ei ole areng, vaid see tegelikult on see, et ma seon kedagi vägisi enda külge. aga kas ma tahan kedagi vägisi enda külge siduda? et ma olen selle enda jaoks nagu hästi-hästi põhjalikult nagu lahti mõtestanud ja see toimus, ma arvan, 2015, no väga ammu, Mhm. Mhm. väga-väga ammu. ja mu abikaasaga, kui meie nagu kohtusime, siis meil ei olnud kohe suurt armastust ja selline, oh, nüüd paneme leivad kappi ja pätsid igale poole ja nüüd hakkame koos leiba küpsetama. ei olnud. et tegelikult see oligi see, täna tagasi vaadates saan vaadata seda, et me mõlemad teenisime välja üksteise austust. Mm. Et pigem see, kas ma saan ja kas ma saan usaldada ja see usaldus ka, mitte austust, vaid esmalt usaldust ja siis seda austust. niipidi pigem, et kas ma saan seda inimest usaldada ja tema saab rääkida enda eest, aga on öelnud küll, et kui esimesel date'il käisin, siis ma ütlesin, siit ei tule mitte midagi välja ja kuna temal ei olnud laps, siis ma ütlesin, mina mingisugune lastevabrik enam ei ole, minul on 3 last. Ta ütles, et keegi teine oleks võinud minema kõndida, aga tema nägi, et okei, nii otse, nii konkreetne. ma tegelikult ei tulnud mingi tagamõtetega ja sealt läks kuidagi lahti, teda hakkas nagu huvitama see, et kes see nagu, ma olin meeletult iseseisev ja just õppida seda, et ohjad lahti lasta on minul Mhm. olnud kõige suurem nii-öelda õppetöö käik iseendaga ja see usaldus, just täpselt usaldada. ja siis oli see austus Mhm. ja see vägisi enda külge sidumine, see, ma ei tea, kuidas, aga see kuidagi tuli, võib-olla ma lugesin seda kusagilt raamatust, aga see, selline mõte tuli mulle ja ma selle lahti enda jaoks põhjendasin ja või defineerisin, mis see minu jaoks on.
Ma korraks isegi tundsin, kui ma alustasin enesearengu, mõtlesin, et aga mis siis, kui nagu mina hakkan enesearenguga tegelema, nagu ma ütlesin, eks ju, et kuna minu mehel on täiesti kama kaks enesearengust kui sellist, eks ju, tema ei ole see, kes võtaks siin mingi kursuseid lahti, tema on hästi ratsionaalne inimene, hästi loogiline, eks ju, ja mina olen siis see vastand, mina olen see, et lendan kuskil siin pilvedel, eks ju, olen skorpioni kaksikud, kes tahab tähemärke vaadata, eks nagu kaks erinevat maailma. Ja mina korraks tegelikult ma tundsin seda hirmu ja mõtlesin, aga mis siis saab, kui mina alustan enesearenguga tegelemist ja me siis sellepärast läheme lahku ja ka ma jõudsin väga kiiresti sellesse kohta, et sest enesearenguga tegelema hakates väga paljud paarid lähevad lahku. Nad lähevadki, aga miks? Sest järelikult on juba midagi varasemalt seal mitte klappinud, juba varasemalt on see kala hakanud juba mädanema, eks ju, peast. Et juba on see mingi asi seal olnud, nii et eneseareng lihtsalt on selle välja toonud rohkem ja sellepärast, nagu mina ka, eks ju, ütlesin, minu suhe on paremaks läinud. Eks ma olen õppinud ennast ja teist aktsepteerima. Nii et see hirm kadus minul väga kiiresti ära, kui ma sain aru, et kui midagi peab minema lahku, siis see läheb nagu sa just ütlesid, Lea ka, eks ju, et lahti laskma, mitte hoidma kinni, et ära hoia kinni, sest tegelikult kui ma kinni hoiaksin sellest suhtest lihtsalt sellepärast, et ma ei taha, kuna mina tahan, et ta oleks siin, eks ju, siis tegelikult ega see ka kuskile ei vii. Nii et ma lihtsalt aktsepteerisin, saab, mis saab. Kui mina hakkan enesearenguga tegelema, siis tegelikult ma jätsin teisele inimesele selle võimaluse, kas ta tuleb minuga kaasa, kas siis teadlikult või alateadlikult, mis peab kokku jääma, see jääb kokku, mis peab lahku minema, siis lihtsalt nii on ja tuleb seda ka aktsepteerida. See on ka see koht, kus väga paljud loovad endale mingisuguse illusiooni selles suhtes, kus nad on, nad elavad selle illusiooni sees ja kui nad lähevad enesearengusse, siis see illusioon puruneb. Et see ei olegi nagu see päris lugu, mis ma endale olen rääkinud, et siin on ka tihti see, et me loome endale, me räägime, kordame endale mingit tõde, mis ei ole tegelikult tõde. Väga nii sügavaks läheb jälle. nii väga mõnusad küsimused minu meelest ja väga mõnusad mõtted on olnud. Seega ma arvan, et me võime vaikselt hakata kokku tõmbama otsi. Mis on sinu viimased mõtted siin, mida sa soovid meie vaatajatele, kuulajatele jagada? Pigem ma jagaks seda, et julge vaadata endale ausalt otsa. Et kui nagu küsimus on paari suhtes, siis kas selles on nagu austus ja usaldus. Esmalt usaldus ja siis austus. Kas sa usaldan oma partnerit sellisena, nagu ta on? Sest tegelikult väga paljudel puudub see usaldus. Ja küsida endast, miks ja kas see on illusioon. Et see ei tähenda, et paarisuhetes ei ole nagu raskusid. Aga see ongi see koht, et kas ma usaldan teda, et me lähme koos ja tema mind, me lähme koos nendest raskustest läbi ja me areneme. Ja just iseendale otsa vaadata, olla aus, kas ma olen aus iseendaga. Ja ma räägin endale mingit lugu. Ja see enesearengu kohta ka täpselt samamoodi, sest eneseareng on üks kole asi tegelikult. See on hea lõps ja enesearengu kole asi, lõpetame. Aga ta ongi kole asi selle koha pealt, et ta paneb meid otsa endale vaatama, see on see kole asi. Kas see on, Kristina, sinul midagi öelda siia lõppu? Sa võtsid täiesti mul sõnad suust ära. Minu mõte oli ka samamoodi, et vaata endale otsa. Ma tahaks tuua see uuesti ikkagi sõna sisse ka vastutus. Eks, et vaadata peeglisse otsa ja vaadata ennast kui mitte last, vaid täiskasvanud. Kuidas käitub üks täiskasvanud inimene? Eks ta austab ja armastab iseennast, ta on enda ja teiste vastu aus
ja aktsepteerib, ehk siis me ei hakka teisi muutma, vaid alusta iseenda muutmisest. Ja kui sa tahad, et see peegel, sa tõid ka peegeldust sisse, kui sa tahad näha peeglist naeratavat ja armastavat nägu, siis peegel ei naerata sulle enne vastu, kui sa ise selle naeratuse sinna ei võlu. Eks sa pead ise naeratama, et see peegelpilt sulle vastu naerataks. jaa, absoluutselt nõus sinuga. ja vastutus, võta vastutus enda tulemuste eest ja enda praeguse suhte eest, sest tegelikult nii sina naisena kui ka mees võib-olla, kes vaatab, et annad oma panuse sinna, et sinul on ka vastutus. Aitäh, Lea, ja aitäh kõigile, kes vaatasid, kuulasid. Ootame teie mõtteid siis kommentaaridesse või ka miks mitte postkasti, et oled leidnud meid ilmselt ka sotsiaalmeediast, et kirjuta ja siis me kohtume juba järgmisel korral. Hästi põnev oli minu eest olla, läks jälle sügavaks ja ma olen lihtsalt nii tänulik, Lea, et sa julged jagada enda tõde. Aitäh sulle. aitäh, Kristina, sinule. Tšau. tšau.